päriselt ka või? Olid nii sisse võetud tast või? Siis kui ma olin 5-aastane. Et inimesed saaksid aru, et ei ole sama inimene. Ei no sa olid esimene, vajuta ära, sa pead vajutama. Ikka mäng ja kiiruse peale, reeglid on sellised. Tere, head vaatajad! Minuga on siin Õhtulehe stuudios 2 Marist, keda aetakse pidevalt segamini. Minu paremal käel on Sky Plussi saatejuht Maris Järva ja minu vasakul käel Maris Kõrvits, kes on Retro FM saatejuht. Tere! Tere! Tahtsin tere hommikust öelda. Tere! Millal teid viimati segamini aeti? Noh, minul juhtus oli äkki 2 nädalat tagasi ühel peol ühe tuntud inimesega. Ma ei hakka ta nime mainima sellepärast, et ma tean, ta tunneb ennast halvasti, kuigi ei peaks, et ei ole vahet kokkuvõttes, aga ikka tuleb ette, jah. Selleks me siin täna olemegi, et inimesed saaksid aru, et ei ole sama inimene. Meil on siin saates täna 2 erinevat vooru. Esimeses voorus selgitame välja, kui hästi te teineteist teate. See on siis valikvastustega. Ja teises voorus on siis kiiruse mäng ja kui hästi te teate Eesti raadiomaastikut. Okei, väga pane. Ma ei saa ju sind teada, kui ma ei saa kuulata sinu saadet. Sa räägid ilmselt kõik oma asjad seal saates ära. Mul on samal ajal saade. Aga vetsus ma vahel kuulen, kui sa räägid. Mul on räägid. sama teema ja ma ka WC-s kuulen, kui vahepeal Retro FM käib. Mul on samamoodi Sky Plussiga. Ja, meil on päevad ära jagatud, millal WC-s tuleb Retro FM või Sky Plus. Aga alustame Maris Järva sinust. Nii. Mis oli esimene raadiojaam, kus Maris töötas ja mis aastal? A. Star FM aastal 2002, B. Power Hit Radio 2001 ja C. Radio Uno 2003. Power Hit Radio. Õige vastus! Kes siis seda Poweri Marist ei mäletaks? Jah, mul ei olnudki teist nime. Mu nimi oligi Poweri Maris. Mis su esimene mälestus on esimesest tööpäevast raadios? Minu esimene tööpäev oli sellel päeval, kui Ameerikas need kaksiktornid katki sõideti. Ja ma töötasin TV3 majas ja ma seal pidin seda saadet ette valmistama ja hakkama erinevaid asju tegema ja see kõik jooksid nende selliste mappidega ringi ja pidi just mingisugune uudissaade minema eetrisse. Mitu aastat on Maris koos olnud oma abikaasa Henri Kõrvitsaga? Issand, ei ole selline. A. 17 aastat, B. 10 aastat ja C. 15 aastat. Mainin siis ära, et see on see aeg, kui nad on koos elanud. Ma pakuks 17. Õige vastus! Miks sa sellist asja tead? Sest et ma hakkasin mõtlema, kui kaua ma ise olen olnud koos. Ja siis ma hakkasin mõtlema, et ma eeldan, et sa oled natukene rohkem. Aga Maris, mis on ühe pika hea suhtesaladus? Ma ei tea. Kui me teaks seda kõik, siis... Võib-olla meie üks selline suurimaid välja toodav sobivus on see, et me anname õudselt palju teineteisele aega ja ruumi ja mina vajan üksi olemiseks hästi palju aega ja ma ei pea aru andma, kus ma olen või mida ma teen või ma arvan, et see on nagu minu jaoks oluline. Et ma siis ei jõua nagu pinda hakata teineteisele käima ja igal ühel on see oma aeg ja samas siis saate jälle kokku ja ma ei kujuta tõesti ette, et ma peaks kogu aeg aru andma, et ma täna õhtul lähen sinna või ma ostan seda või teist või kolmandat. Ehk siis selline aja andmine, aga ma ei tea seda lihtsalt. 2 aasta eest esitas Maris Kenkale õhtusaates väljakutse, kus ta pidi ära arvama, milline rinnahoidja kuulub just tema naisele. Valesti vastamise korral oli Kenkale karistus. Mis see oli? A. Pidi Marisele uue kalli rinnahoidja ostma. B. Oli sunnitud jaanipäevani kõndima iga päev 6000 sammu ja C. Pidi perereisile viima. Ma ei tea seda, kus juures. Ma mõtlen, kui mina oleksin olnud samas olukorras, siis ma oleksin natukene nagu asjade peal väljas, et siis ma oleksin raudselt lasknud endale mingi uue kinkida. Aga ma arvan, et sina panid ta kõndima. Ma lihtsalt arvan, et sa panid ta kõndima 6000 sammu jaanipäevani. Kas see võib kõige rohkem minu moodi vastus ka olla või? Ma arvan, et see on õige vastus. See on õige vastus. Ja ma reaalselt ma ei teadnud seda. Kuidas Kenka hakkama sai väljakutsega? Väga hästi. Hambad ristis läbi sopalompide vihasena iga päev kõndis, filmis kõik iga päeva üles, pani TikTok üles ja tegi sellise challenge. Talle väga sobis. Mida ma ei näinud, et siit väiksemaks läheks, aga seda, et jalad jämedamaks läksid küll, sest lihased tulid sinna säärte juurde. Et tugevamaks läks mees pärast seda. See oli naistepäevast kuni jaanipäevani. Millisest näitlejast oli Maris lapsepõlves sisse võetud nii, et kallistas telerit? See inimene näitles filmis Kevad südames ja tema isa oli lavastaja Väino Uibo. Väga raske. Kõik asjad ette öeldud. A. Toomas Uibo, B. Maissel Uibo, C. Kaarel Uibo.
no nendest ikka see Toomas Uibo päriselt ka või? Olid nii sisse võetud tast või? Siis, kui ma olin 5-aastane. Siis, kui ta laulis selle mingi heleda häälega seal kus. Just. Sina veel polnud siis sündinudki, kui mina olin selle mustvalge televiisori ees ja juba keelega üle ekraani lasin. See väga huvitav ja seda ma olen näinud küll, aga jah, ta on alati seal ma pigem nagu tundsin kaasa alati sellele poisile, siis mul hakkas tast alati nii kahju, et no, eks mul heledal häälel seal niimoodi. Eks mul sellepärast oli ka niimoodi südanõrk ja vaatasin kõike seda, oli temast kahju. Millise Eesti bändi fänniklubi asepresident Maris Teismelisena oli? A. Too Quick Start, B. Code One, C. Bad Vetters. Kas sa rääkisid selles saates või? Ma ei tea. Võis olla, mul tuleb midagi. See oli nüüd see, mis sulle meenub seal tualetis olles, et ma rääkisin oma saates. Ei, mingi telesaade oli, kus räägiti mingitest meenutustest. Ma isegi ei tea, kas sa käisid seal või käinud. Mulle kuidagi on nagu lapsena Code One. See start ei saa olla ja Bad Vetters kindlasti ei saa olla, nii et... Bad Vetters sobiks sulle, jah? Aga miks Too Quick Start ei saa olla? Sest ma ei usu lihtsalt. Pole nagu sinu teema. Aga mis ma olen Code One ja Too Quick Start suht sarnane teema? Ei, nalja teed või? No teemana nagu ikkagi teismelisele tüdrukule. Nii, mida siit loetelust pole Maris õppinud? Stilistikat, õmblemist, meigikunsti, astroloogiat või soome keelt? Ohoo, no ma tean, et ta õpib igasuguseid asju, kas või vahel välistamiseks, kas talle midagi meeldib või ei meeldi, et aru saada rohkem sellest teemast. Õmblemist ta on õppinud, astroloogiat ma arvan, et oled ka. Siis soome keelega on nüüd küll probleemid. Mis see esimene variant oli? Stilistika. Stilistika. Ma arvan, et stilistikat ei ole õppinud. Ja see on õige vastus. Kuidas sa tead? Uskumatu. Tõesti, ma olen ka soome keelt käinud õppimas. Ja see võib sinuga kuidagi klappida küll. Pöörane. Mina küll sinust ei tea nii palju asju. Küll sa tead. Ma olen täiesti veendunud, et sa tea ühelegi küsimusele vastust. Vaata, kui sa ikkagi tead inimest, sa kuidagi temast oskad tuletada. Okay. Ja nüüd tuleb viimane küsimus. Nii. Millised neist ei ole Marise abikaasa Genka räpisõnad? A. Kuseteed kõrged, madalad laubad. Selle koodiga -20 kõik kauba. B. Söön hommikuks, mind ei nussi putru. Kui su heitmeil on valmis, siis vajuta juba sendit. Ja C. Mõjud nagu neelaks Viagra tablette. Eks naisele 1-0 teed silmad ette. See viimane kõlas nagu kuuldi praegu, aga ma ei tea, mis see keskmine oli mingi imelik. Ära ütle. Ära enam ütle. Mulle tundus, et sa nii jõuliselt tahtsid seda öelda, et saaksid seal lihtsalt koledad sõnu eedis. Ei, seal on piip pärast, aga ma ütleks, see keskmine äkki ei ole Genka. See on vale vastus. No, tuli ära. Õige vastus on, et Genka sõnad ei ole mõjud nagu neelaks Viagra tablette, eks naisele 1-0 teed silmad ette. See, mis ma pakkusin. Bad Art Rendezvous. Okei, see, mis ma pakkusin. Omistasin kuuldiile just selle. Okei. Ja liigume edasi. Nüüd on Marise kord. Teise Marise kord. Sa ise teed meil vahet? Ikka teen. Kus tema töötab? Sky Plus. Ja mina? Retro FM. Tubli! Nii, milles omandas Maris hiljuti mikrokraadi? A. TalTechis infotehnoloogias, B. Tartu Ülikoolis majanduses ja C. BFM-is televisiooni saatejuhi ja toimetaja. Õnneks ma tean seda vastust, sest et me oleme sel teemal rääkinud viimane see BMF-i. BFM-i, just, õige vastus. Kes sust saab siis nüüd? Kas tõesti raadio jääb sinust silma? Kas tõesti ma ei viitsi? Mingid asjad on, millele enam ei jaksa vastata, et õppima võib minna ka niisama, täiesti niisama, et ennast tuua välja vahepealsest mugavustsoonist, kui sa teed kogu aeg ühte sama asja, minna natuke kooli, hingata teist õhku, saada uusi tutvusi, õppida natuke midagi juurde ja kõige sellepärast ma seda tegingi. Mitte sellepärast, et mingit hullu pööret teha oma elus. Kes Maris Järva kolleegidest kinga sai? A. Alari Kivisaar, B. Kristjan Hirmo, C. Rain Kelk. Kas rõhk on nagu kinga või kinga? Kinga. Kristjan Hirmo. See on õige vastus.
Siia ma oleks võinud ka ilma vastuse variantideta oma 2 punkti küsida või lonida. Ta tahab oma boonuspunkte saada, ei hakka poole pealt reegleid muutma. Mis foobia on Marisel? Selle nimi on ka komponofoobia. A. Nööpide vastu, B. Ämblike vastu ja C. Hulknurkade vastu. Kui vampiirid võtavad kaasa endale ühe küüslaugu või vampiiride peletamiseks võetakse kaasa endale üks küüslaug, siis mina täna tegin seda eemalhoidmiseks. Vaata, Maris, eks ju, ma panin endale... Ma ei vaata sinna, ma nägin juba, aga siis ma vaatan mööda. Siin on nööbid. Nööbid, jah. See on õige vastus. Kuidas sa selle avastasid, et sul selle vastu foobia on? Noh, esiteks ma ütlen, et ma ei karda neid, vahel armastatakse öelda, et ma kardan paaniliselt ja mul ei teki nagu ärevushäireid otseselt. Aga see oli juba väikses peale olnud niimoodi, et ema pani mind riidesse, ma tundsin, et ma olen ahistatud, hakkasin tirima neid nööpe, ma ei tahtnud, kohe ma ei osanud ise veel rääkidagi, kui ma juba andsin mõista, et nagu koristage ära need asjad siit. Ja lumememmele kunagi nööpe ka ei pane, vaid vaid lukumiseta. Ei noh, tead, mulle üldiselt ei meeldi ümmargused asjad, mulle ei meeldi mingisugused ravimikord... Ei, see on suur, selle ma elan üle. Ma eelistan alati kandilist ümmargusele, aga see on okei. Aga näiteks igast need vanad siuksed rohupudelid või salvidel on peal sellised pisikesed korgid ja vaat need on nagu... Need 5 nurgaga? Jah. Vietnami salvid? Ei, see ei ole, see on okei, see on jälle... See oli eraldi nimekiri. Ja see on teistmoodi. Mul on mingi oma kiiks, ma ei taha neid enda vastu, aga ma olen õppinud nendega elama. Millisel spordialal on Marise abikaasa Argo Eesti endine meister? A. Ratsutamise, B. Maadluse, C. Male. Kas te kodus vahel maadlete? Tuleb ette. Näitab, mida ta kunagi õppis ja tahab siiamaani neid meelde tuletada. Tal on paar päris head võtet. No maadlus on, ma tean, jah. Ja see on õige vastus. Millises Stefani loos on kõlanud Marise hääl? A. Hope, B. Eiffel, C. Mirage. No ma tean, et sa käisid kapis seda Mirage'i temaga laulmas. Ja, Mirage on see. Eiffel on liiga uus ka ja Hope, noh, ma arvan, et Eurovisioonile ikka sind ei kutsutud. Ei lastud, jah. Sinna lavale ei lastud. Kuigi sa said testida selle. Ei, see oli pärast. Mirage oli vist pärast Hope'i. Nabin vist. Me ei mäletagi. Vist oli pärast, jah. Järgmine küsimus. Mis debüüdi tegi Maris hiljuti Telliskivis? A. Kunstniku, B. DJ ja C. Tänavatoidukoka. Tahaks need kõik pakkuda. Ma arvan, et sa teed nagu toitu väga hästi ja siis esimene ka kunstnikuna, aga kuidagi juhtus nii, me täna tõesti rääkisime sellest DJ debüüdist. Pikalt jagasime kogemused, kuidas oli talle, kuidas oli mulle. Kuidas oli talle, kuidas oli mul. Ja see DJ debüüdi tegi. See on õige vastus. Kuidas oli siis neid üleminekuid teha seal DJ-puudi taga? No palju nüansse, ütleme nii, et sellest võiks nagu pikemalt rääkida, et mis ootamatused rabasid, et kodus klapid peas, arvutis üles, võib-olla väike veiniklaas kõrval neid lugusid valida on hoopis üks teema ja kõik tundub nii hea ja nii õige ja issand ja see on ikka kõige ägedam list üldse ja siis koha peal on palju muutujaid. Ja siis nendega tuli seal adapteeruda, aga umbes poole pealt ma nagu sain aru, et all good ja lähme nüüd. Aga ei, lõpuks oli tore. Millist ametit peaks Maris, kui ta poleks raadios saatejuht? A. Teeks ettevõtjana oma riidebrändi, B. Asutaks oma koertehotelli või C. Peaks väikest käsitööõlle pruulikoda. Jeesus küll, tõesti. Teeks oma riidebrändi. Võib-olla. Ma tean, et suhtled inimestega, kes on mingi riiete teemal inimesed. Kolmandal oli see õlle asi, no ma ei tea, see ei tundu selline õllemees, sa oled ikka punase veinitüdruk vist. Ja kuna sul on koer ka, sul koerad meeldivad. Ma arvan koertega seotud see, mis sa siin pakkusid. Asutaks oma koertehotelli. Ja see on õige vastus. Võib-olla ma täna nii hoogsalt seda ei ütleks, et just koertehotelli ja koertega midagi võiks teha küll, et mida iganes tõesti. Ma kuidagi tunnen, et koerad nii hullult kõnetavad mind. Muidugi mulle meeldivad ka väga lapsed, aga ma tunnen, et koerad on rohkem minu DNA. Ja me liigume edasi teise vooru juurde, kus on siis oluline
et teil oleks võimalikult kiired näpud. Ja kes esimesena seda nuppu vajutab, saab võimaluse vastata. Kes juhivad tänavu 30. sünnipäeva tähistanud raadiosaadet Rahva oma kaitse? Ei no sa olid esimene, vajuta ära, sa pead vajutama, mitte siin tulema mulle vastu, et ma tõstsin käena. See on mäng ja kiiruse peale, reeglid on sellised. Ma olen aeglane. Sa ei olnud aeglane. Kivirähk ja juur. See on õige vastus. Kes on loonud laulu Härra Makler? Triibupasta koos selle valge või loonud. Ja. Selle bändi esitajad, jah. Ja see on õige vastus. Kuhu reisisid Andrei Sevakin ja Robin Valting oma esimeses reisisaates? Käisid seal Lõuna-Ameerika kandis, nad käisid ju Argentiinas ja erinevates kohtades seal veel kõigel lisaks. Ei, Ameerika oli minu meelest. No, mis see esimene oli? Ma ütleks Ameerika. Maris Järva no, saab esimese punkti. Ikka. Millise raadiojaama hommikuprogrammi juhivad Tiiu Sommer ja Lauri Herman? Elmar. Õige vastus. Millise artisti loost pärinevad sõnad ma loksun keset ookeani oma kanuus nagu Nublu pagasita Perus? Ma isegi pean mõtlema, kus on Sam. Õige vastus. Millise raadiojaama asemele tuli Kiss FM? NRJ FM. Õige vastus. Mis oli Vikerraadios eelmise aasta enim mängitud lugu? Kas siin on vastus olendiga? Vikerraadios enim mängitud See lugu käis ka Eurovisioonil. Tommy Cash eelmisel aastal või? Eelmisel aastal. Kes käis? Saad aru, sellega ongi nii, et lihtsalt... Aastad lähevad ka juba hea küsimus, kes käis üldse eelmisel aastal? 5 miinust ja puuluup, see narkootikute laul. Just, õige vastus. Millist raadiosaadet juhib Sten Teppan? Käbi ei kuku. Õige vastus. Kes kirjutas loo Kakumäe emmedest? Emily J. Millises raadios töötas Allan Roosileht 15 aastat? Ei ole midagi, ma pean ka paar punkti võtma Star FM. Õige vastus. Millise maailmakuulsa popstaari lugu on hetkel Eesti top 50 Spotify listis esimene? Tahad vastuse vantandama? Ma ei tea, ma Lady Gaga. See on vale vastus. See on väga põnev. Jaa, ei, see on tegelikult väga huvitav. Eestis top 50. Eesti inimest. Aga see ei ole eestlane. Ei, ma saan aru, ja ma saan aru. Ma pakkusingi Lady Gaga sellepärast, et õudselt see kontsert on populaarne, et äkki inimesed on hakanud rohkem seda peale kuulama. Aga millise artisti? Tal tuli just väga suur kultuurist välja. Taylor Swift. See on õige vastus. Ja meil on selgunud tänase saate võitja, kelleks on Maris Kõrvits Retro FM-ist. Tõesti, jätke mu nägu meelde. Aga mul on teile mõlemale ka auhinnad, väikesed meenekotikesed. Nii et palun. Aitäh. Ma loodan, et saate neid kanda ka, et... Aitäh. Päris selline raske kotike. Mul on kerge, sul on ilmselt rohkem asju. See on lohutusauid. Aga need kotid on ju väga moes tänapäeval. Nüüd on valikud, saab poodi minna. Just. Või me leiame. Saate magusaks ka enda suud, nii et loodan, et tänu sellele videole nüüd siis inimesed tunnevad ära, kes on Maris Kõrvits ja kes on Maris Järva. Esimese Eesti probleemid. Jah, et sellised tähtsad asjad lõpuks tuleb ikkagi lahendatud, et selliste asjade jaoks tuleb teha ikkagi suured saated, nii nagu see, kus me praegu saime osaleda ja loodetavasti nüüd on see. Mina isegi, ma pole lähedalt näinudki sind varem. Jäid mulle kuidagi meelde niimoodi. Aga suur aitäh täna, et siit olema. Aitäh. Aitäh.